Kujuta ette, et vaatad, kuidas kogu su perekond ükshaaval kaob Hiina vanglatesse. Mitte kuriteo või millegi sellise pärast, vaid lihtsalt sellepärast, kes nad on, kelleks nad on sündinud. See on miljonite uiguuri moslemite reaalsus Hiinas. Aastaid teadis välismaailm ainult Hiina niinimetatud ümberõppelaagritest, kus hinnanguliselt hoiti kinni miljonit uiguuri. Rahvusvahelise surve ja kasvava pahameele tõttu teatas Peking, et laagrid suletakse. Ametnikud väitsid, et kinnipeetavad on lõpetanud ja naasnud tavapärase elu juurde, kuid see ei vastanud täielikult tõele. Näete, need vanglad tegutsevad siiani. Tegelikult kaardistas hiljutine Financial Timesi uurimus Xinjiangis ligi 600 kinnipidamiskohta. Täna on selles piirkonnas maailma suurim vanglate mahutavus inimese kohta ja vanglad pole isegi kõige hullem osa. See, mida Peking tegelikult üritab teha, on palju hullem kui massiline kinnipidamine. Peking püüab uiguurid rahvana kustutada. Rohkem kui 16 000 mošeed on kahjustatud või lammutatud, kuid ühtegi kristlikku kirikut ega budistlikku templit Xinjiangis pole samal määral sihikule võetud. Samal ajal langes sündimus kahes suurimas uiguuride piirkonnas vaid 3 aastaga 84%. Teadlaste sõnul oli selle peamiseks põhjuseks vangistused, perekondade lahutamine ja muidugi sunniviisiline steriliseerimine. Uiguuri lapsed suunatakse ainult mandariinikeelsetesse internaatkoolidesse ja umbes 18 000 täiskasvanut on viidud üle Hiina tehastesse tingimustes, mida ÜRO eksperdid kirjeldavad kui sunnitööd. Ja tead mis veel? Selles tehases valmistatud tooted jõuavad 83 ülemaailmse kaubamärgi tarneahelatesse, sealhulgas Apple'i, Nike'i, BMW, Volkswageni ja Samsungi toodeteni. Kui sa tõesti tahad mõista, kui jõhker see süsteem tegelikult on, siis vaatame, mis juhtus Ekbar Asadiga. Assad oli uiguuri tehnoloogia ettevõtja, kes lõi Hiina suurima uiguurikeelse platvormi. 2016 aastal osales ta Silicon Valley juhtimisprogrammis. Kui ta pärast programmi koju lendas, kadus ta mõne päeva pärast lihtsalt ära. Pärast salajast kohtuprotsessi mõisteti talle 15 aastat vangistust. Tema vanemad said teda lõpuks eelmisel aastal esimest korda näha. Näed said temaga olla vaid 10 minutit läbi klaasakna ning neid sunniti rääkima mandariini keeles, millest nad vaevu midagi teavad. Samuti ei tohtinud nad näidata mingeid emotsioone, sest perekonna sõnul käskisid valvurid neile eelnevalt, et vangid peavad alati õnnelikud olema. See tähendab, et keegi ei tohi näidata ühtegi muud emotsiooni peale õnnelikkuse.